Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Doroshenko ja eetris on mu aktsiaturu ülevaade saade uues formaadis. Ja vaatame tänases saades siis meie peamiseks teemadeks tulevad töötuse kasv. Vaatame Ameerika tariifid, kuidas nendega läheb ja huvitav areng Hiina ekspordiga. Siis räägime Warner Brothersi ülevõtmisest, et siin selline nagu lahing käib hetkel Paramount ja Netflixi vahel. Siis teine lahing, mis me täna vaatame, on AI mudelite lahing. Vaatame, kuidas selles valdkonnas läheb ja siis mõned huvitavad kvartaaltulemused tulevad, sealhulgas ka MongoDB, CrowdStrike, Salesforce ja Snowflake. Ja siis tänases saades tuleb ka täpsem ülevaade kahest firmast, Constellation Brands ja Monster Beverage, et need on siis need firmad, mis olid guurude või siis fondijuhtide ostunimekirjades, ehk nad on sinna kolmandas kvartalis raha pannud ja ma küsisin eelmises videos, et mis firmad pakkusid teile huvi, et see esimene seda soovisid kõige rohkem näha ja siis teise kohta oli ka kommentaare, siis see tundus ka huvitav, et mõlemad tegelevad siis jookidega, erinevate jookidega. Aga vaatamegi siis, mis on nende erinevus ja kas need on head investeeringud ka. Enne kui alustame, siis infoks veel, et mul on siin võimalik YouTube'is liituda ka tasulise kanaliga, et tegelikult varasemas formaadis meil oli aktsiaturu ülevaade ja analüüs ja nüüd see analüüsi osa toimus juba eile otseülekandena, et kõigepealt siis need, kes on liitunud tasulise kanaliga, said otseülekandes kell 12 seda vaadata, siis hiljem ma tegin seda avalikuks ka teistele. Ja tasulises kanalis meil lisaks sellele toimuvad ka veel otseülekanded, siis kui turg on avatud 2 korda nädalas, teisipäeval, neljapäeval, see nädal on siis ka samadel päevadel kell 8. Et seal vaatame otse, mis turul toimub, vaatame ka minu kauplemispositsioonid ja vastan muidugi ka otse-eetris küsimustele. Ja siis alustame meie saadega, et siis selles saades, kui vaadata siia pildile, siin on välja toodud minu nii-öelda nagu turu maatriks, kuidas mina saan turust aru, kuidas ma selle lähenen ja siis selles saades me vaatame siis selle esimese osa, mis puudutab sellist nagu rohkem pikaajalisemat teemat ja lühemaajalisemat teemat, mis puudutab siis rohkem turuanalüüsi, tehnilist analüüsi, et see meil on nüüd eraldi saadeks. Nii, alustame siis sellega, et vaatame kõigepealt, eelmine nädal olid mõned huvitavad majandusuudised ja siis üks andmepunkt, mis tuli, oli tööjõuturunumbrid, need siis ADP agentuuri poolt, et ametlikud non-farm payrolls'i pole meil veel ammu olnud ja siis lähtutakse kõige rohkem nüüd ADP andmetest. Nüüd tegelikult siin novembris tuli päris halb number tegelikult, -32 000 töökohta oli, ehk siis töökohad olid kaotatud ja tegelikult ootus oli, et seal tuleb töökohti juurde, ehk tuli halvem kui ootused ja tegelikult kui vaadata tendentsi alates 2024 suvest kuskil, tegelikult see on juba langustrendis ja siin viimastest põhimõtteliselt 6 kuust meil 4 kuud juba näitab tööjõukohtade kaotust. Ehk oleme sellest juba palju eelmistes saadetes ka rääginud, et järjekordne andmeset, mis näitab meile, et tööjõuturg Ameerikas halveneb. Teine võib-olla huvitav näitaja, mis ka näitab sellist nagu nõrgenevat tööjõuturu Ameerikas, on niinimetatud hiring plans, ehk kui palju firmad plaanivad siis oottööjõudu palgata ja siin on andmed aasta algusest kuni novembrini, et oleks eelmiste aastatega võrreldes, siis me näeme tegelikult alates 2020, siin koroonaga kõigepealt kõik koondati ja siis
uuesti palgati tagasi, et see võib-olla on siin nagu selline eripära, ehk võib-olla paremgi vaadata aastast 21, 22, me näeme, et see on ka tegelikult on siin langustrendis ja tegelikult viimase 10 aasta jooksul pole kunagi olnud nii madalad äh, uued värbamise plaanid ehk põhimõtteliselt töökohad kaotatakse ja uusi töötajaid ei otsita nii palju. Ehk see on tegelikult suht negatiivne. Ja veel üks huvitav graafik, mis näitab meil sellist nagu huvitavat seost, mis ennustab, et järgmine aasta meil võiks oodata veelgi suurem töötuse kasv. Et see on siin must joon, näitabki meil siis töötuse protsenti Ameerikas, et hetkel see on suht madal, siin 4%-st nad kõrgemal tasemel, et me näeme siin majanduslangustega just peale dotcomi mulli lõhkemist töötus kasvas peale ülemaailmset finantskriisi oluliselt kasvas koroona ajal, muidugi siin ka paistab silma selline nagu järsk kasv, aga see kiiresti ka taandus ja nüüd vaikselt me näeme tegelikult siin ka juba töötuse määr kasvab ja huvitav on teine joon, mis põhimõtteliselt ennustab, mis hakkab edasi saama, see on põhimõtteliselt joon, mis lükatud 3 kuud ette ja ta näitab siis meil sellisest nagu väiksete äride kõige suuremat probleemi, mis nad nagu toovad välja selles NFIB küsitluses, halvad müügid. Ehk noh, nagu me teame, et Ameerika majandus tegelikult lõviosa moodustavadki just või kõige rohkem inimesi palgatud on sellist nagu väiksete ja keskmiste suurustes ettevõtetes, et selline nagu small business seal on nagu väga oluline. Ja kui neil hakkab olema probleemiks, et nad ei saa hästi müüa, et müügid hakkavad halvenema, siis tegelikult me näeme, et ajalooliselt see joon on 3 kuud ette lükatud, et kui nad hakkavad aina rohkem ütlema, see on siis põhimõtteliselt meil siin protsentidest näitab, et kui palju firmasid ütleb, et probleem müükidega on, et kui see hakkab kasvama, siis töötus kasvab kohe järgi. Ja nüüd me näeme seda joont 3 kuud ette lükatud, see hakkab uuesti siin tõusma, muidugi see ei ole hetkel nii suurel tasemel, nagu ta oli siin majanduslanguste ajal, aga ikkagi kasvutrend on ja tegelikult vaadates seda eelmise aastate korrelatsiooni, see võiks viitada sellele, et töötuse kasv siin võib jõuda juba 6%-ni lausa. Kui peaks seda joont järgima või noh, kuskile 5%-na tegelikult siin me näeme, et mingi vahe ikkagi siin jääb, et ütleme, et siis 5%-ni tõus järgmisel aastal on suht tõenäoline, aga jah, võib-olla see joon jätkabki edasist tõusu. Ehk see on päris huvitav korrelatsioon, mis selle graafikuga on välja toodud. Veel meil oli eelmine nädal inflatsiooniandmed, kuigi need olid ka siin alles septembri kohta, et valitsus oli kinni vahepeal olnud andmed, nüüd hakkavad tulema andmed septembri kohta, mis tegelikult turu jaoks on juba mingil määral väga vana andmed, et turg isegi üritab ette vaadata. Seetõttu nende andmetele väga palju ei reageerinud, need on siis PCE metoodika järgi arvutatud inflatsioon. Ja me näeme, et siin septembris oli siis kasv võrreldes oktoobriga 0,3% ja aastases võrdluses 2,8%. Et me nägime eelmises saades ka, et PPI Producer Price Indexiga, et seal inflatsioon jääb 2%-st kõrgemale tasemele. Siin ka tegelikult me näeme, et inflatsioon stabiliseeris siin 2-3% vahel, et sellest 2% Föderaalreservi soovitatud tasemest inflatsioon on ikkagi kõrgemal tasemel stabiliseerunud. Ja parempoolsel graafikul meil on välja toodud siis seesama kokku inflatsioon ja siis rohelise joonena on siin juurde pandud selline nagu koor ehk inflatsioon ilma toiduta ja kütuseta. No nad on suht sarnasel tasemel tegelikult siin viimane aasta on olnud. Et jah, inflatsioon endiselt natuke kõrgemal tasemel, kui soovid Föderaalreserv, aga ikkagi ka peale seda statistikat tõenäosus, et nüüd detsembris järgmine nädal tuleb intressimäära otsus, et siis ikkagi ennustatakse, et rohkem kui 90% tõenäosusega, et intressimäära ikkagi alandatakse. Vaatame, mis
kuidas lood on Ameerika tariifidega, et kui palju nad tariifidelt raha koguvad. Tegelikult päris huvitav graafik, mis näitab meile, et selline nagu tariifidelt tulenev tulu hakkas aeglustuma või on jõudnud oma tippu. Et siin meil on välja toodud siis hele sinisega 2024, palju oli tariifidest kogutud ja siis tumesinine näitab see aasta, et see aasta põhimõtteliselt siis aprillist, kui hakati tariifid kehtestama. See summa hakkas kasvama kuni oktoobrini, aga novembris me näeme, et see isegi võrreldes oktoobriga natukene vähenes ja tegelikult alates augustist, kui vaadata, siin on, võib isegi öelda, et mingi platoo on saavutatud. Et jah, huvitav, et kas Trump muidu seal lubab, et aina rohkem raha tuleb tariifidest, kas see on nüüd hakkab tulema või mitte, et noh, palju räägitakse ka sellest, et paljud firmad ostsid kauba ette, et põhimõtteliselt kui see saab otsa ja nad hakkavad uut kaupa ostma, see võib olla järgmiseks nagu driveriks, et need tariifide tulu hakkaks uuesti tõusma, aga jah, kui palju see hakkab mõjutama või kas see on jõudnud tipu hetkel, jah, vähemalt siin viimased 4 kuud me näeme, et see nagu kasv juba aeglustus. Ja võib-olla üheks põhjuseks on ka see, et need riigid, mille vastu on nagu suuremad tariifid kehtestatud, üritavad oma kaupa siis teiste riikide kaupa eksportida. Et siin on üks näide Hiina eksport Ameerikasse. Et see punane joon näitab meil Hiina siis eksporti Ameerikasse ja me näeme, et see on kuskil siin alates 2022 olnud suht stabiilne ja isegi uudistes kuskil oli, et siis enam eksport Hiinast Ameerikasse ei kasva. Aga siin võib olla üks aga. Kui me vaatame nüüd Hiina kõrvalriigi Vietnami eksport Ameerikasse, siis me näeme, et see siin järsult hakkas kasvama, eriti 2025, kui Hiina vastu olid suuremad tariifid kehtestatud. Ehk põhimõtteliselt see graafik räägib meil seda lugu, et Hiina kõigepealt kas ekspordib kauba Hiinasse, siis Vietnami ja siis Vietnami kaudu see läheb Ameerikasse või siis hakatakse ka seal mingid tehased või siis kokkupaneku punktid nagu tegema Vietnamis, et justkui põhimõtteliselt kõik komponendid on loodud Hiinas ja siis lõplik kokkupannek tehakse Vietnamist ja justkui on Vietnami toode eksporditakse Ameerikasse. Nii et ja nende tariifidega tundub, et selline mäng hakkabki käima, et siis need riigid, mille vastu on karmimad tariifid, hakkavad otsima võimaluse läbi teise riike ikkagi Ameerikasse kaubad ja teenused eksportida. Veel üks huvitav graafik, mis näitab meile, et Ameerikas on hetkel palju odavam kodu siis rentida kui osta, et siin on kaks joont, tume joon näitab meile, kui palju maksab siis kodu rentimine ja see on siis ühe nii-öelda pere elamiskohad võetud näideseks ja selline nagu heledam joon näitab meile, palju maksab siis osta sama elamine. Ja me näeme, et hetkel tegelikult palju rohkem on selline nagu kuine väljaminek, kui sa ostad endale kodu võrreldes sellega, kui sa rendid. Et noh, üheks põhjuseks muidugi see, et kõrged intressimäärad, kui need nüüd hakatakse alandama, see võiks natukene seda joont siin madalamale viia, aga võib-olla räägib ka sellest, et tegelikult kodude hinnad on suht ülehinnatud. Et noh, näiteks me nägime sarnast olukorda siin 2006-2007 enne ülemaailmset finantskriisi, et ka kinnisvarahinnad läksid üsna kõrgele tasemele, aga siis see normaliseerus. Suht sarnane meil oli siin 80-ndates tegelikult, et siis ka oli tegelikult selline nagu kõrgema inflatsiooni aeg. Et siis võib-olla pargiti raha ka kinnisvarasse, et seda inflatsioonist natukene päästa, aga jah, siin võttis, kui siin see normaliseeris kuskil 50 aastaga, siis siin me näeme 80-ndatest kuni 95.
et rohkem kui 15 aastat selline nagu erinevus oli, aga ka siin ei olnud nii suur vahe tegelikult nagu hetkel see on tekkinud. nii et huvitav, milline see viib, kas see viib siis kinnisvara hindade languseni ka? nii, lähme edasi ja järgmine teema meil on siis võitlus Warner Brothersi ülevõtmiseks, et hetkel siis olid uudised, et nii Netflix kui ka Paramount tahavad teha ülevõtmise Warner Brothers Discovery firmast ja põhimõtteliselt miks see on oluline, kui me vaatame, kuidas need meediafirmade tööjõutu või need turuosad on Ameerikas, siis me näeme, et Warner Brothers siin on üsna magus tükk, selline peaaegu 6%. esikohal on muidugi siin YouTube huvitaval kombel, siis Disney on teisel kohal ja Netflix on hetkel kolmandal kohal. ja see tulp näitab meile, mis juhtuks, kui Netflixis saaks Warner Brothersi osta, et siis ta lähekski esikohale ja rohkem kui 14% hakkaks tema turuosa olema. et Netflix on teinud siis ülevõtupakkumisele, ülevõtmispakkumise 27,75 dollarit aktsia kohta, et hetkel Warner Brothersi aktsia hind on liikunud ülespoole, kauplemas juba peaaegu selle ülevõtmise hinna juures. aga Netflix ei taha osta põhimõtteliselt tervet firmat, nad tahavad osta striimingu osa ja siis sellist nagu content'i produtseerimise ehk need stuudiod, kes neid toetab, et põhimõtteliselt Warner Brothersi direktorite board on nõus sellega, aga põhimõtteliselt regulaatorid peavad seda veel üle vaatama. ja siis hakkas ka selle varaga, selle vara vastu huvi tundma ka Paramount, kes meil on siin nüüd siis 1, 2, 3, 4, 5. kohal hetkel kuskil 7% turuosaga. ehk põhimõtteliselt, kui panevad siin 6 juurde ka, peaks kuskile Youtube'i kohale jõudma esimesele, teisele kohale selle ülevõtmisega. Nemad nüüd pakkusid natukene suuremat hinna, 30 dollarit aktsia kohta ja nad tahavad osta tervet firmat tegelikult. ja põhimõtteliselt ütlevad, et Trump toetab pigem, et see Paramount võtaks üle Warner Brothersi, kuigi Trump vist ütles, et temal õilist ei ole. aga jah, seal enam-vähem siis ma arvan, et see hakkab väga palju sõltuma regulaatoritest. et kes igal juhul võidab Warner Brothers, ma arvan, et noh, esiteks me näeme, et aktsia hind on juba positiivselt siin reageerinud, näiteks Netflixi hind on olnud siin juba juulist langustrendis, eile ka jätkas siin langust. ja isegi juhul, kui sellist nagu ülevõtmist ei toimu, on olemas selline nagu termination fees ehk kui põhimõtteliselt selle ülevõtmisprotsessi katkestatakse, siis Paramount sel juhul peaks maksma 5 miljardit Warner Brothersile, kui tema pakkumist võetakse vastu, ja Netflix siis 5,8 miljardit, ehk põhimõtteliselt kui Warner Brothers üks nendest pakkumist võtab vastu ja siis Netflix või Paramount keelduvad sellest. ma ei tea nüüd, kui regulaator keelab, kas see ka läheb siia alla või mitte, aga jah, igal juhul tundub, et siis Warner Brothers on hetkel kindel võitja võib-olla sellest. ja ei tea, kas vaatajad võidavad ka sellest, et niimoodi nagu kontsentreeritakse seal sellist nagu content'i produtseerimist ja levimist. võib-olla siis hinnad seetõttu tõusevad, aga noh, kes teab, eks vaatame, kuidas hakkab arenema, see ei ole veel nagu siin otsustatud, võib-olla siis järgmises saades saame rohkem infot, siis saame veel üle vaadata, mis sellest sai. nii, lähme edasi, järgmiseks meil on siis jälle tehisintellekti teema.
teemaks tuleb, et see on kuum teema see aasta kindlasti, ilmselt jätkab ka eelmine aasta, nii et mul on siin praktiliselt igas saades midagi jagada selle teema kohta. Et alustame sellega, et vaatame, kuidas meil see alates 2023 on käitunud siis must joon S&P 500 indeks ja sinine joon näitab meil siis S&P 500 ilma tehisintellektiga seotud firmadega. Ja me näeme, et jah, põhimõtteliselt enamik kasvust on siin tundub olevat olnud nendest firmadest, mis tegelevad tehisintellektiga, et Google, Meta, Nvidia ja nii edasi, et need suuremad, kes mõjutavad, et noh, muidu on tegelikult indeks ilma nendeta ka tõusnud. Me näeme, et algas 2023 kuskil siin 25%, aga koos nendega firmadega on rohkem, peaaegu 70%. Nii et jah, selle nagu erinevust on juba näha. Nüüd küsimus muidugi, kas see tasub ära või mitte. Kas selline nagu lõhe siin jätkub edasi järgmiseks aastaks. Aga kui me vaatame nüüd palju siis viimases kolmandas kvartalites, kui oli raporteeritud siis kolmanda kvartali tulemused, kui palju firmasid juba ütleb midagi tehisintellekti kohta või mainib seda ja me näeme, et see on nüüd jõudnud 62%-ni, et on sealt enamik firmadest juba midagi ütlevad tehisintellekti kohta, kas nad juurutavad selle, kas ise tegelevad sellega. Ja ka me näeme, et alates 2023 tegelikult see hakkas siin jõudsalt kasvama ja iga kvartaliga kasvab, et näitab meile, et siis tehisintellektile pööratakse aina rohkem tähelepanu, aina rohkem seda juurutakse. Ja me ootame, kas see toob ka reaalselt siis kasumit firmadele peale Nvidiat ja neid esimeses järjekorras, kes hetkel saavad kasumi, on need kibide valmistajad, Nvidia, AMD ja siis need tehased, kus kibid tehakse. Aga vaatame siis põhimõtteliselt põhiküsimus nüüd, kas suudetakse seda müüa ka lõpptarbijale, me näeme, et tegelikult töötus kasvab. Andmekeskuseid ehitatakse, et selline nagu business to business äri nagu hetkel toimib, kibid valmistatakse, need müüakse andmekeskuste ehitajale, andmekeskused ehitatakse, aga lõpptoode peaks ju minema ikkagi lõpptarbijale, kes lõppkokkuvõttes maksab kogu selle eest. Ja kui me näeme, et tööturul on probleeme, et siis kas kõik need investeeringud tasuvad ära, kas tarbijal on võimekust selle eest maksta. Eks see hakkab huvitav areng kindlasti olema. Siin oli veel huvitav areng Gemini ja ChatGPT poolt. Gemini on siis Google'i või Alphabeti poolt loodud tehisintellekti mudel ja ChatGPT on siis OpenAI oma. Et see Maltman deklareeris nii-öelda code red, sellist nagu erakorralist olukorda oma firmas, kuna viimane mudel, Google'i mudel tundub olevat tõsist konkurentsi hakkas pakkuma. Et kui me vaatame siin äppide alalaadimised, siis me näeme, et Gemini siin alates kuskil augustist nende äpi alalaadimine hakkas järsult kasvama ja hakkas järgi jõudma ChatGPT-le. Et ChatGPT-t me näeme, kui sealt alalaaditakse kuskil 100 miljonit korda ja Gemini hetkel kuskil siin 65 miljonit, et vahepeal on jõudnud 80-ni. Et Perplexity siin vahepeal muutus populaarsemaks, aga see hakkas natukene siin vajuma tundub. Nii et Gemini ja ChatGPT on kaks sellist nagu liidri tundub hetkel ja Gemini hakkab järgi jõudma. Kus Gemini on liidriks saanud, on, kui me vaatame seda graafikut, palju kasutajad aega siis veedavad selles äpis. Me näeme, et Gemini siin ka läks nüüd ChatGPT-st kõrgemale tasemele, ChatGPT-s veedav aeg hakkab langema, siin ka Claude tegelikult suht kõrgel kohal. Claude on siis selle Anthropicum emafirma mudel. Nii et jah, Gemini hakkab järgi jõudma, kuskil on juba esikohale jõudnud. Ja tegelikult see
võiks nagu ollagi see põhjus, miks Sam Altman hakkas nüüd muretsema, et siin ka veel mõned graafikud, mis näitavad, et esiteks ChatGPT traafik hakkas vähenema, et siin just peale seda, kui Gemini 3 Pro oli esitatud ja siis Nano Banana Pro, selline nagu piltide genereerija Google'i poolt. Et me näeme, see on siin juba hakkas 19. novembrist kuni 1. detsembrini me näeme juba -7%, selline nagu traafik hakkas vähenema. Ja mis on veel huvitav, et siin graafik näitab meil sellist nagu kumulatiivset kasvu MAU-des. MAU on siis monthly active users, aktiivsed kuised kasutajad ja siin meil on ChatGPT kollane joon ja siis punktiir sinine joon on Google Gemini. Me näeme, et siin protsentides kasv, et ChatGPT kasv hakkab aeglustuma ja Gemini vastupidi hakkab kiirenema, et siin on võetud ka alates augustist, et siin on eriti hästi näha sellist nagu erinevust, et ChatGPT kasv hakkab siin pidurdama juba 5% juures, samas kui Gemini kasv kiirenes peaaegu 30%-ni. Et kas ChatGPT kasutajate arv jõuab nüüd tipuni, enam nii palju ei kasva ja nüüd rohkem vaadatakse ka teised mudelid, et päris huvitav areng hakkab siin meil olema. Eriti arvestades seda, et ChatGPT on päris või see OpenAI, ChatGPT mudeli omanik on päris kahjumlik, et siin me näeme huvitavad graafikud, mis näitab meile, mis olid erinevate firmade kumulatiivsed kahjumid enne, kui see startup hakkas kasumit tooma. Ja me näeme, et siin meil on välja toodud Amazon 94 kuni 2002, ta oli nagu kahjumlik, aga kui me vaatame, palju kahjumit ta teenis, oli nagu suht väike võrreldes teiste tulbadega, siis siin Spotify 2003, 2006, 2023 tegelikult ka oli päris pikalt kahjumlik ja siin oli see kahjum, mis ta teenis selle ajaga, siis Tesla 2003, 2019, Uber 2009, 2022 veelgi rohkem raha põletas enne, kui muutus kasumlikuks juba siin kuskil 35 miljardit. Anthropic 2024 siis ennustatakse, et see peaks sama kasumlikuks 2027, ta peaks põletama natukene vähem kui Uber, kuskil 20 miljardit. Ja kui me vaatame OpenAI-d, siis see siin paistab eriti silma, et firma oli siis alates 2024 ja ennustatakse, et ta hakkab kasumlikuks alates 2029 lõpus, et siis selleks ajaks ta peaks siin nagu põletama kuskil 40 miljardit, et võrreldes kõige teiste startupidega palju rohkem. Ja noh, kui me näeme nüüd ka kasutajate sellist nagu aktiivsust aeglustumist, tekib küsimus, kas selleks kuupäevaks muutuvad ikkagi kasumlikuks. Et siin on Financial Timesi poolt ka oli välja toodud selline nagu prognoos aastaks 2030, et me näeme, et siis aastaks 2030 käibe peaks olema siin kuskil 213 miljardit, siis osa läheb Microsoftile, cost of goods sold ehk palju siis selle mudeli nii-öelda elus hoidmine maksab -85 miljardit, siis research and development veel -144, sellised nagu üldised kulud -17 miljardit ja see teeb siis tegelikult isegi aastaks 2030 operatiivseks kahjumiks -76 miljardit endiselt. Et siin on ka välja toodud selline nagu areng alates 2025, tegelikult käibe peaks kasvama, see punane joon, ja siis total cost of cloud compute ehk palju siis andmekeskuste kulu OpenAI jaoks on, et see peaks olema siin umbes sarnane nagu kogu nende käibe ja free cash flow, vaba rahavoog, et siin sellised nagu
kollased punktid siin, et me näeme, et see peaks 27, 28 veel süvenema. Ehk miinuses on see vaba raha, kuskilt raha peaks veel võtma ja siis aastaks 2030 see peaks siin kuskile nulli juurde tulema, et me näeme, millega siin proovitakse siis finantseerida seda vaba rahavoogu. New equity funding ehk põhimõtteliselt läbi uut kapitali kaasumist, aktsiate lahjendamist, et see on, need on siin sinised tulbad, et sellised siis arengud, et jah, kas siis OpenAI hakkab kasumit tooma selleks aastaks või mitte, noh, eks me näeme, et tulevikku keegi ei tea. Ja tegelikult jah, kui hakkavad tulema palju paremad mudelid kui OpenAI ChatGPT oma, siis jah, see võib olla päris suur väljakutse. Nii et sel tõttu vist Sam Altman hakkas seal nats paanitsema ja vaatame, mis sellest saab. Kes aga kohe kindlasti võidab meil Google, et esiteks neil on olemas juba päris suur äri, mis genereerib rahavoogu, millega saab finantseerida ka andmekeskuste ehitamist, seda mudeli arendamist. et me näeme, et Google'i aktsia hind siin see aasta päris võimsalt kasvanud, eriti siin neljandas kvartalis, see on päevane graafik, hakkas siin võimsalt tõusma. Me juba eelmises saates rääkisime, et Google hakkas ka arendama enda kiibid, mitte GPU-d, vaid TPU-d, et sellised nagu spetsialiseeritud kiibid, mis on loodud spetsiaalselt selle tehisintellekti jaoks. Ja me näeme, et siis nende nii-öelda nagu võimsus, nende kiibide võimsus, mõõdetuna teraflopides, et ka hakkas nagu paranema, et kui varem need kiibid olid palju halvemad kui GPU-d ehk sellised nagu kiibid, mida Nvidia toodab, siis tegelikult alates siin selle aasta märtsist need uued kiibid hakkasid juba palju paremad olema ja peaaegu juba jõudmas selle GPU tasemeteni. Et jah, siis ei pea Nvidiale palju maksma, ise toodab kiibid nüüd ka Metale, need müüb, ehk põhimõtteliselt see võib ka olla lisatuluallikas. Ja muidugi nüüd hakkab natukene selgem olema, et miks see härra siin meil pildil naerab, et Warren Buffett, kes investeeris ka Alphabeti kolmandas kvartalis, et me näeme üldiselt siin kolmandas kvartalis, kui me vaatame kuurude ostud-müügid, siis me näeme, et kolmandas kvartalis tegelikult siin Google'i aktsiad hakati rohkem juba ostma ja Warren Buffettil on nüüd siin 1,62% tema portfellist 4,3 miljardi eest on ostetud siis Alphabeti aktsiad. nii et jah, sellised nagu isegi see investor, kes kunagi tehnoloogiasse investeeris, nüüd investeeris Google'isse, et kas tõesti nähakse, et sellest sellel on rohkem võimalust siis raha teenida ja aktsia hind tegelikult noh, sõltubki sellest, et mis on nagu firma äri, mitte et neil oleks isegi kõige parem toode, vaid suurem küsimus, et kas nad suudavad selle toodega, seda toodet hästi müüa, sellega hästi head kasumit teenida. et võib-olla isegi ChatGPT võib olla parem kui Gemini, aga kui see firma on kahjumlik, siis keegi ei taha sinna firmasse nagu investeerida, kui ta ei hakka raha tagasi tooma. nii et jah, vaatame, kuidas hakkab siis meil edasi arenema, kindlasti see lahend ei ole veel läbi. vaatame, mis edasi siis ChatGPT teeb. nii, hakkame vaatama siis huvitavad kvartaltulemused. ja enne veel vaatame, et mis meil juba on olemas prognoosid neljandaks kvartaliks, et mis oodatakse siis kasumist aktsia kohta, et tegelikult kolmandas kvartalis me jätkuvalt nägime siis, et kasum aktsia kohta operatsiooniline siis jätkas kasvu. see on ka põhjus, miks meil indeks siin alates 2022 kasvab, me näeme, miks meil oli väike karuturg 2022, sest kasvumaksja kohta S&P 500 langes. Nüüd see on olnud siin tõusvas trendis ja neljandaks kvartaliks ennustatakse edasist tõusu. Ja nüüd kolmandas kvartalis meil on põhimõtteliselt 96% firmadest raporteerinud, me näeme, et põhimõtteliselt
kasumi kasv tuleb mitte ainult sellest, et müügid kasvavad, vaid tegelikult, et firmad muutuvad efektiivsemaks, et selline operatsiooniline marginaal siin on ka läinud siis alates 2000, tegelikult me näeme rekordkõrgele tasemele 13,6%. et kõrgem oli ainult siis peale koroonat 13,5. nii et firmadel S&P 500 firmadel ja tegelikult siin domineerivad need Magnificent Seven firmad, nendel on kõige paremad sellised nagu marginaalid ja kasumid, et nad mõjutavad seda statistikat kõige rohkem, aga jah, hetkel siis kasumitega S&P 500 probleemi ei ole. nii, vaatame siis mõned huvitavad kvartaaltulemused, mis siin hiljuti viimasel nädalal olid. ja alustame siis MongoDB ehk selline andmebaasi, samanimilise andmebaasi pakkuja. ja me näeme, et tulemused olid parem kui analüütikud ootasid, nii käibe kui ka kasum tõstsid ka prognoosi neljandaks kvartaliks. kasum aktsia kohta tuli $1.32, oli lausa 51 sendi parem kui analüütikud ootasid. ja käibe päris korralikult kasvas peaaegu 19% võrreldes eelmise aastaga. firma lisas endale 2600 uut klienti, nüüd on rohkem kui 62 500 klienti. tõstsid prognoosi ja põhimõtteliselt nende toode nimega Atlas hakkas ka kiiremini kasvama, et selle kasv isegi kiirenes 30%-ni. nii et firmal läheb suht hästi. aktsia hind reageeris ka suure tõusuga pluss 22% peale kvartaltulemust. kui me vaatame visuaalselt, siis käibe siin iga kvartal hästi kasvab. aga ta ei ole veel siin stabiilselt kasumlik, kahjumid küll siin hakkasid vähenema, üks kvartal oli siin esimene kvartal või eelmise aasta neljas kvartal oli siin väikses kasumis ja nüüd tegelikult noh, peaaegu nulli juures oli siin, et see kasum, mis on siin välja toodud, $1.32 on non-GAAP nii-öelda ja kui kasutada kõik õiged raamatupidamisstandardid, siis tegelikult puhas kasum on siin kuskil nulli juures, aga EBITDA oli positiivne. nii et ilmselt, kui tal käibe jätkab kasvu, ta puhas kasum ka hakkab siin nagu tekkima. vaadates DCM me näeme ka siin seda arengut, et põhimõtteliselt käibe kasvab ja kahjum kogu aeg väheneb ja praktiliselt on siin jõuab juba nullini. Valuatsiooni poolest hetkel jah, kuna veel aastases viimast 12 kuud ikkagi on siin väike kahjum, P-ratio't ei ole, tulevane on 72. ja Guru Fox valuatsiooni järgi muutus veidi ülehinnatuks juba, et siin vahepeal selle aasta alguses hind oli üsna madal ja hind oli päris palju allahinnatud, aga sellest ajast on päris korralikult juba rallinud. ja kasumlikkus tal tegelikult gross margin on tal päris hea, 71% ja kindlasti sellest nad suudavad ka operatsioonilist ja profit margin'i paremaks teha, et hetkel operatsiooniline -6 ja profit -3. Gurud siin viimast 3 kvartalit tegelikult me näeme rohkem ostsid kui müüsid. ehk tegelikult ka kasutasid ära seda võimalust, kui aktsia oli siin allahinnatud ja tegid oma ostud esimeses kolmes kvartalis. järgmine ettevõte, mis me vaatame kvartaaltulemused, on Credo Technology. see on see ettevõte, mis pakub sellised nagu lahendused ka sealhulgas andmekeskuste ühendamiseks, et sellist nagu kiire ühendamise võimalused, high speed connectivity solutions ja kuna andmekeskuste ehitamise buum käib, on vaja need omavahel ka ühendada, et andmeid seal arvutused liigutada, siis sel firmal läheb ka päris hästi, et nad raporteerisid tulemust parem kui analüütikud ootasid ja tõstsid ka prognoosi. kasum oli 18 sendi parem kui analüütikud ootasid ja käibe kasvas lausa 272% võrreldes
eelmise aastaga 20% võrreldes eelmise kvartaliga ja tuli siis 268 miljonit, analüütikud ootasid 235. Ja siis tõstsid prognoosi ka tegelikult päris palju, 335, 345 miljoni oodatakse käibeks, analüütikud ootasid ainult 247. Ehk põhimõtteliselt äh, siin kommentaarides ka andsid teada, et põhimõtteliselt näevad ka terveks järgmiseks aastaks edasist tugevat kasvu. Kui vaatame kvartaalselt, siis me näeme põhimõtteliselt kuni siis 2024 kolmanda kvartalini ta kasvas vaikselt ja siis järsult hakkas käibe kasvama, kohe muutus ka kasumlikuks. päris hea marginaalsus neil on, gross 66, operatsiooniline 25 ja profit on 26. ja TTM me näeme ka kiire käibe ja kasumi kasv. muidugi aktsiate hind on ka juba sellega arvestanud, et pole ime, et see aasta hind on siin juba aprillist $30 tõusnud siin peaaegu 200 dollarini. Peale kvartaaltulemust aktsia hind ka reageeris 10%-se gap'iga, aga hakkas natukene korrigeerima peale seda ja põhjus võib olla see, et jah, siis aktsia hind võib-olla on siin rallinud natukene isegi kiiremini, kui need tulemused on kasvanud, et hetkel PRH 153 ta peaks paranema, aga tulevane ka hetkel on siis 50 ja GuruFox evaluatsioonimudeli järgi, kuigi me näeme, et siin oodatakse edasist kasvu, siis hetkel aktsia hind tundub, on juba rallinud fundamentaalidest ette ja oluliselt ülehinnatud GuruFox mudeli järgi. Veel paar huvitavat graafikut selle firma kohta, mis gurud tegid. Noh, me näeme, et gurud siin tegelikult just enne seda suurt aktsia hinna tõusu siin rohkem ostsid 2022, 2023 ja siin 2024 lõpus, 2025 alguses ja kolmandas kvartalis tegelikult ka natukene rohkem isegi veel ostsid kui müüsid. Kus firma peamiselt müüb oma toodet. Tegelikult me näeme, et siin on Hongkong ja Hiina, et ma ei tea, kas see võib olla oht, et põhimõtteliselt Hiina on kõige suurem turg, Ameerikas on ainult 15% turuosa. Jah, huvitav on, et sõltumata sellest, et firma on kasumlik, ta ikkagi viimases kvartalis lahendas aktsiad peaaegu 9%. Et nagunii ta teenib kasumit ja siis põhimõtteliselt selle lahendamisega me näeme bilansis vaba raha hulk veelgi suurenes, et peaaegu juba 800 miljonit neil olemas, võlga praktiliselt ei ole. Et noh, võib-olla tahavad investeerida enda tootmisse arengusse hetkel, et rohkem nagu toota, rohkem müüa või siis kasutavad ära kõrged aktsiahinnad ka. Võib-olla kaks ühes, et nii kõrge aktsiahind, et võibki kohe varuda selle vaba rahaga, kui läheb vaja, siis see on. Nii et sellised huvitavad lisagraafikud selle firma kohta. Järgmine kvartaal tulemused selle firma kohta oli küsitud, et ma vaataks selle tulemuse üle. Okta firma, kes pakub siis sellised identifitseerimislahendused nagu single login on üks nende toode. Ehk Okta kaudu saab siis erinevatesse veebilehtedesse nagu või erinevasse tarkvarasse sisse logida ühe sellise nagu logiini kaudu. Tulemused olid üsna head, et kasum, käibe olid parem kui analüütikud ootasid, prognoosi nad tõstsid ka. Kasum aktsia kohta tuli 82 sendi, 6 sendi parem kui analüütikud ootasid. Käibe kasvas 11,6% ehk selline mõõdukas kasv võrreldes eelmise aastaga ja tuli ka nats parem kui analüütikud ootasid. Tõstsid ka prognoosi, aktsia hind muidu see aasta on olnud siin, me näeme langustrendis, peale kvartaaltulemust avanes ka tegelikult gap'iga madalamale, aga siis hakkas rallima ja lõpuks sulges selle päeva pluss 5%. Kui vaadata firma tulemused, siis firma areng on suht hea tegelikult, et käibe iga kvartal kasvab. 2024 siin teises kvartalis on muutunud juba kasumlikuks ja iga kvartal peale seda on juba kasumis.
TTM Trailing 12 Months vaates ka siin juba tegelikult 4 kvartalit järjest on siis aastane kasum olemas, ilusti kasvab endiselt. Päris hea gross margin 77%, operatsioonid ja need on hetkel väiksemad, aga sellise gross margin'iga võib-olla suudavad ka oma kasumlikkust parandada. Valuatsiooni poolest hetkel P-ratio 78, tulevane peaks olema 23, kasumlikkus peakski kasvama analüütikute hinnangul. Ja vaadates GuruFox valuatsiooni hetkel on modestly undervalued, veidi allahinnatud isegi. Et jah, tundub, et vaadates need tulemused, valuatsioonid, siin on palju langusruumi, aktsial ei pruugi enam olla ja võib-olla peale seda sellist nagu head reaktsiooni, kui hind tavaneb käpiga madalamale, siis sulgeb tegelikult kõrgemal tasemel, võib-olla siit algab uus tõusev trend selles aktsias, võib jälgida. Mis tegid gurud kolmandas kvartalis? No, nad on siin päris palju müünud selle aasta alguses ja siis kui hind on siin tõusnud tegelikult, et siin nad natukene varem müüsid ka ja siis hind hakkas nagu langema, aga viimased 2 kvartalit rohkem midagi ei teinud, natukene rohkem ostsid. Nii, järgmine kvartal tulemus. Meil on CrowdStrike, CRVD tiker. Tulemused olid ka parem kui analüütikud ootasid, nii käibe kui ka kasum. Uue toode ARR ehk selline annual recurring revenue ehk selline nagu aastane käibe, mis on selline tavaliselt sellist subscription mudel, iga-aastaselt maksad mingit kuumaksed, et see põhimõtteliselt selle kasv on neil 73% ja sellise nagu aastase korduva käibe. Prognoos enam-vähem vastas analüütikute ootustele, et kasum tuli 96 sendi aktsia kohta, ainult 2 sendi parem kui analüütikud ootasid ja käibe suht korralikult kasvab tegelikult peaaegu 22% võrreldes eelmise aastaga. Ja siis jah, selle uue ARR-i kasv, mis hetkel on siis moodustab 265 miljoni, kogu käive on 1,23 miljardit, et selle kasv kiirenes 73%-ni. Aktsia hind, noh, siin see aasta on ka juba päris hästi tõusnud, peale kvartaaltulemust väga palju reageerinud, natukene käis madalamal, lõpuks sulges pluss 1,5%. Kui vaatame kvartaalselt, käibe kasvab, vahepeal oli isegi kasumlik, aga viimastel kvartalitel hakkas uuesti siin kahjum tekkima, kuigi viimases kvartalis EBITDA oli juba positiivne, et need oli miinuses. TTM Trailing 12 Months ka me näeme, et ilusti kasvab käibe, aga jah, muutunud siin viimastel kvartalitel kahjumlituks juba. Gross margin on muidu päris hea, nagu kõikidel tarkvarafirmadel 74%. Operatsiooniline need on hetkel väike miinus, aga ilmselt hetkel investeerivad rohkem just kasvu. Tundub, et aga sellest gross margin'ist saavad küll kasumit teha ilmselt tulevikus, et forward pay ratio siin on 106, mis võib olla nats kõrge. GuruFox mudeli järgi ka hetkel on modestly overvalued, veidi ülehinnatud juba. nii et siin lähiajal võib-olla ei tasu oodata selle aktsia suurt tõusu enam. Mis tegid gurud? No viimased kvartalid nad siin praktiliselt midagi ei teinud, natukene rohkem müüvad viimased kvartalid, aga mitte väga palju, ilmselt ka seetõttu, et aktsia hind siin ülehinnatud. Järgmine kvartal tulemus meil on Salesforce, CRM tikeriga, et väga tuntud ka tarkvaraettevõte. Kasum oli parem kui analüütikud ootasid, käibe vastas analüütikute ootustele. Kasum tuli $3.25 aktsia kohta, 39 senti parem kui analüütikud ootasid. Ja käibe kasvab, kuna see firma on juba päris suur, käibe kasvab 9,1% võrreldes eelmise aastaga, ikkagi päris hea kasv. Siin praktiliselt me näeme kõik tema erinevad äriliinid näitavad põhimõtteliselt head kasvu, midagi kasvab siin kiiremini, midagi
aeglasemini, aga üldiselt endiselt seal ilusti äri kasvab, kvartaalselt me näeme, käibe iga kvartal praktiliselt kasvab, suht hea kasumlikkus juba on, gross margin ka 70%. Siin nad juba päris hästi suudavad sellest grosst ka teha puhaskasumit, operatsiooniline 22, net on peaaegu 18%. Trailing 12 months, kui vaadata, siis me näeme sujuvalt ka käibe kasvab, väga hea kasumlikkus ja kusjuures siin 2023 see puhas kasum hakkas ilusti tekkima. Valuatsiooni poolest P-ratio 34,7, forward P-ratio 20, sellise nagu kasva kasumliku firma puhul suht hea näitajad ja ka GuruFox valuatsioonimudeli järgi me näeme, et hetkel on modestly undervalued, veidi allahinnatud isegi. Ja tundub ja, et see pakub huvi ka gurudele, fondijuhtidele. Me näeme, et viimas kvartalis nad on juba rohkem ostnud, et muidu see aasta aktsiahind on siin vaikselt langenud, peale kvartaaltulemust hakkas juba kasvama +4%, järgmine päev ka +5%. Et kuna äri endiselt hea, siis hakatakse juba sellist odavamat aktsiat tundub olevat, et ostma, et gurud ostsid ja tegelikult ma siin just enne saadet salvestamist nägin, et siin tuli värske info, et 5. detsembril ka üks direktor Insider ostis firma aktsiat ja mitte väikse summa eest, 25 miljonit pani sinna, nii et ka näitab sellist nagu kindlust oma firmasse, et tundub olevat suht huvitav investeering tegelikult. Järgmine kvartaaltulemus ja viimane, mis me täna vaatame, on Snowflake. Ka nagu MongoDB, selline nagu andmeplatvorm, kuigi ta pakub natukene sellise laiema haarega andmeplatvormi. Tulemused tulid ka parem, nagu analüütikud ootasid, käibe kasvas peaaegu 29% võrreldes eelmise aastaga, ehk see on ka päris kiiresti kasvav äri. Ja mis selle äri puhul on hea, et net revenue retention rate on 125%, et see on üks kõrgematest tarkvarade firmade poolt, et see näitab siis, et kui see on 100%-st kõrgem, näitab, et kliendid jäävad selle platvormiga ja maksavad teenuste eest iga aastaga, mitte ainult jäävad, vaid hakkavad ka rohkem maksma. Neil on ka selline nagu subscription mudel, et siis sellega ja toode ka päris hea, et keegi ei lahku ja kasutavad aina rohkem ja me näeme, et siin kvartaalselt käibe päris ilusti kasvab, kuigi nad on endiselt veel suht kahjumlikud. Trailing 12 months, siin me ka näeme ilusat käibekasvu ja kahjum isegi natukene siin viimastel kvartalitel suurenes, ehk ilmselt ka investeerivad hetkel väga palju sellesse kiiresse kasvu. Kas nad suudavad kasumlikuks muutuda, tundub küll, et vaadates gross margin'it, mis on 66% ja hetkel ja siis operatsiooniline need on kuskil -30, mis on tegelikult suht palju veel. P-ratio't seetõttu ei ole, aga tulevane on 139. Aktsiahind reageeris langusega, muidu see aasta aktsiahind on juba päris korralikult tõusnud ja peale kvartaaltulemust -11% langes, järgmisel päeval ka veel natukene. GuruFox valuatsiooni järgi tegelikult isegi veidi allahinnatud, kuigi jah, rohkem isegi fair value't juurde. Et siin oli hea koht seda osta 2024. Aga jah, mis gurud teevad, viimast 2 kvartalit tegelikult ka rohkem natukene ostsid kui müüsid, kuigi viimas kvartalis ka natukene juba hakkasid rohkem müüma. Et ilmselt kuna see ei ole kasumlik, siis aktsiahind siin on suht volatiilne ja siin tasub ära oodata. Mulle endale see firma väga meeldib, ma olen nende toodet kasutanud, olen pensiooni investeerimiskonto kaudu sinna investeerinud, et just siinsamal 2024 aasta langusega olen seda teinud. Et jah, siin tegelikult tahaks rohkem sinna investeerida, aga ootan, et millal firma muutub kasumlikuks või kui aktsiahind veel korra teeb suurema languse, mis arvestades, et ta ei ole kasumlik, nagu ma mainisin, et aktsiahind võibki olla volatiilne ja võib sellist nagu langust veel teha.
siis mina ilmselt kasutaks ära võimalust ja suurendaks oma positsiooni pensiooni investeerimiskontol. aga hetkel jah, ootame-vaatame, mis siis saab. Veel siin paar huvitavat infot, et tegelikult Snowflake võib olla ka üks selline nagu tehisintellekti võitja, et tehisintellekti jaoks on vaja andmeid kindlasti ja selline andmeplatvorm nagu Snowflake võib sellest kindlasti võita, neil on ka erinevad ühendused olemas, et seal otse selles platvormis saab ka tehisintellektiga tegeleda. noh, mul oli üks esinemine, mulle vaieldi vastu, et Snowflake kindlasti ei võida midagi, aga siin juba peale kvartaaltulemust nad andsid teada, et näiteks teevad koostööd Antropikuga, siis koos Accenture'iga ka äh, toodavad sellist nagu erinevad tehisintellekti lahendused, teevad koostööd siis AWS-iga, et said ka siis tiitli AWS-i poolt ja juba üle 2 miljardi müüvad selle AWS Marketplace'i kaudu. Nii et jah, neil on olemas oma selline nagu Cortex ai lahendus, mille kaudu siis saab ka siis erinevad mudelid käivitada ja nii edasi, ehk tegelikult jah, ma endiselt arvan, et Snowflake'il on hea tulevik ja ka tehisintellektist nad saavad kasu ka. nii, enne kui me edasi läheme, väike reklaamipaus et reklaamin siin oma koolitust, et järgmine koolitus, mis mul on aktsiakauplemismeistriklass koolitus, mis toimub 16-18 veebruar. teeme seda koostöös Äripäeva Akadeemiaga. ja see koolitus siis järgmine aasta ainult teeme 2 korda. siis esimene tuleb veebruaris ja teine ilmselt kuskil septembris. nii et jah, see on selline nagu koolitus, kuhu iga kuu ei saa, teen seda väga harva ja kui teil on huvi kauplemise vastu, kui tahaksite teada, kuidas üles ehitada sellist pikas perspektiivis kasumlikku kauplemissüsteemi, et seal ma ei räägi ainult konkreetsetest kauplemismeetoditest, vaid üleüldse kõikidest ehitusblokidest, millest koosneb edukas kauplemine ja kuidas seda üles ehitada ja näitan ka seda siis enda süsteemi järgi. et väga hea põhjalik koolitus, et ma siin vaatasin, et mul tegelikult selle veebruariks saab juba 19 aastat minu esimesest tehingust aktsiaturul, nii et kogemust on juba päris palju, igapäevaselt tegelen aktsiakauplemisega, nii et mul on mida jagada teiega. nii, lähme edasi. ja vaatame siis kaks firmat. natukene põhjalikuma analüüsi teeme siin ja need firmad tulid siis meil guurude siis ostude nimekirjast. et siin ma eelmises saates tõin välja selliste nagu guurude või siis tuntud fondijuhtide ostud ja müügid ja siis palusin teilt välja tooma need firmad, mis on teile huvitavad, et kaks firmat olid välja toodud Constellation Brands ja Monster Beverage, mis me täna vaatame, olid ka mõned teised soovitatud, et võib-olla vaatame järgmises saades ka veel mõned, et ma paluks, et te ka selle video all paneksite kommentaari, et mis firmad nendest kahest nimekirjast võib-olla teid huvitavad ja siis ma koos eelmiste video kommentaaridega veel vaatan üle, mis firmat veel võib võtta detailsemaks ülevaatamiseks. ja esimene firma, mis me vaatame, on siis ticker STZ, Constellation Brands. alustame siis sellega, millega see firma tegeleb. ja põhimõtteliselt ta tegeleb siis alkohoolsete joogidega ja tema
kõige tuntum bränd on siis, mis me kõik teame, on Corona õlu, mis ka meil müüakse. teine tuntud on Modelo, et seda ma pole kunagi näinud, aga see ka võib olla tuntud seal Ameerikas, ehk põhimõtteliselt tegeleb sellise nagu Mehhiko õllede eksportimisega ja tootmisega. Äh, peamine turg neil on Ameerikas, tegelikult 98% müügist tuleb Ameerikast. Ja 84% nende müügist on tegelikult õlu. Neil on ka teised alkohoolsed joogid, veinid ja kangemad alkohoolsed joogid, aga need moodustavad 16% nende müügist. Mis veel huvitav, et tegelikult siin on kirjutatud, et neil on 26% osalust kanepifirmas, Canopy Growth. Et nagu te võib-olla teate, et erinevate uuringute järgi on näha, et uuem põlvkond hakkab vähem alkoholi tarbima ja Ameerikas aina rohkem legaliseeritakse seda kanepit. Ilmselt see firma tahabki enda ärid niimoodi diversifitseerida, et minnakse ka sinna kanepi ärisse, et kui hakatakse õlu asemel rohkem kanepit tarbima ilmselt, et nad saaksid ka sellest kasu. Ja mis on veel huvitav, et neil on selline 50-50 osalusega firma Owens Illinois Mehhikos, mis toodab siis klaasi või siis põhimõtteliselt pudeleid, et ilmselt needsamad pudelid, kuhu nad siis oma õlu panevad, et siis sellega ilmselt saavad endale kindlustada tarneahelad, et ilmselt nad on selle firma ka suurim klient, et jah, siis saab odavamini ja kindlalt endale ka pudelid enda õlude jaoks. Kuidas sel firmal on läinud, et alustame pikaajaliselt kuine graafik, et siis alates 2013 me näeme, et siin väga suur tõus, et kuskil siin $15 kuni siis $180, et selline rohkem kui 10-kordne kasv on toimunud alates 2013 kuni siis 2018. Ja sellest ajast alates tuli siis üks langus 2020 ja siis hakkas uuesti siin taastuma, et siin vahepeal langes peaaegu $100 ja nüüd vahepeal uuesti taastus $260. Aga alates 2024 me näeme, et aktsia hind hakkas uuesti langema ja hetkel on siin kuskil $140 juures. Miks aktsia hind on nii käitunud? No, aktsia hind pikas perspektiivis sõltub käibest ja kasumist. Me näeme siin alates 2014 käibe kasum ilusti kasvasid ja siit me nägimegi sellist kiiret aktsiahinna tõusu. Siis käibe jätkas tõusu, aga kasum järsult siin kadus 2020 ja seetõttu siin ka aktsiahind langes. Siis pärast kasum hakkas taastuma, aktsiahind hakkas uuesti tõusma, aga siin meil olid jälle probleemid kasumiga paar aastat ja siis aktsiahind jäi siin samal kohal ja siis eelmine aasta uuesti. Käibe endiselt kasvab, aga ja siin me näeme, et siin viimastel aastatel midagi siin tekib nagu kasumlikkusega ja siis seetõttu siin aktsiahind uuesti langes. Vaadates ajalugu, võib-olla siis kui neil käibe kasvab, et võib-olla rohkem kuskile investeerivad, et siis võib-olla tulevikus ka uuesti kasum taastub ja aktsia hind võib hakata uuesti tõusma. Et võib-olla see ongi põhjus, mis aktsia seal oli esikohal tegelikult gurude ostude nimekirjas. Kui me vaatamegi, mis siin gurud tegid, siis me näeme tegelikult 4 viimast kvartalit ehk põhimõtteliselt kogu seda langust gurud tegelikult hea meelega investeerivad, et päris palju aktsiaid ostavad. Et siin, kui me vaatame nädalast graafikut, jah, siis me näeme, et põhimõtteliselt noh, selle aasta või eelmise aasta lõpus tegelikult oli üks suurem langus, siis aktsia hind natukene põrgas, nüüd toimus teine suurem langus, aga nüüd siin paremal serval me näeme, et aktsia hind hakkas natukene taastuma. Et kohe vaatame ka päevasel graafikul, seal tundub olevat, et päris huvitav selline nagu põhjapatern hakkas formeeruma. Ja kuna me näeme, et siin gurud päris palju ostavad, võib-olla hetkel see on päris huvitav
Investeering. Kui vaatame päevast graafikut, vaatame siin kõigepealt tehnilist pildi, mis ma just mainisin, et siin on huvitav areng olnud, et aktsia hind on siin teinud sellist nagu topeltpõhja ja see teine põhi oli nagu võlts läbimurre sellest tasemest madalamale. siin on tekkinud divergentsid indikaatoritega, force indeksiga, me näeme, et siin enam nii palju ei müünud, müügisurvet ei olnud kui siin, ja siis aktsia hind hakkas taastuma. Et tegelikult siin tehniliselt võib vaadata, et kui hind siin suudab vastu +3 tõusta ja teeb korrektsiooni libiseva keskmise juurde, teeb kõrgema põhja, see võib olla üks hea selline pikaajalisem sisenemiskoht. Miks ta võib olla hea? Noh, esiteks gurud ostavad, teisalt, kui me vaatame valuatsiooni, Guru Fox valuatsiooni järgi, väga palju allahinnatud hetkel. Peter Lynch'i valuatsiooni järgi, ehk selle valuatsiooni järgi hea, kui hind on selle punase ja musta joone vahel, aga hetkel ta on läinud isegi nendest mõlemast joonest madalamale tasemele. Et selle valuatsiooni järgi ta ainult siin 2012 oli nii odav enne seda, kui ta hakkaski sellist nagu suurt tõusu olema ja ülejäänud aeg ta oli rohkem sellise nagu punase joone juures. nii et erinevate mudelite järgi ta on päris allahinnatud. P ratio 20, tulevane 11,4, mis tundub olevat päris hea. Ja kui me vaatame firma käibekasumi arengut, me näeme tegelikult, et käibe tundub olevat suht stabiilne, ta on siin tundub olevat sesoonne ja viimased 2 kvartalit olid kasumlik ja peamine kahjum oligi siin ainult ühes kvartalis ja siin veel ühes natukene väiksem kahjum, et võib-olla seal oli midagi erakorralist. Ja kui me vaatame TTM, trailing 12 months, siin jah, üheks murekohaks võib olla ka see, et me näeme, et käibe tegelikult hakkas siin veits langema 2 viimast kvartalit. nii et see on kindlasti selline nagu ohukoht. Aga jah, siin vahepeal 2 kvartalit oligi TTM vaates negatiivne kasumlikkus ja nüüd see tegelikult ilusti taastus. Nii et siin jah, üks asi on see tehniline pattern, no teiselt poolt, kui fondijuhid ostavad ilmselt nende analüütikud, kellele makstakse ka raha analüüsi eest, et nad uurisid ka, et mis on selle kahjumite põhjus, mis saab edasi kasumiks ja muidu need fondijuhid poleks nii palju, nii suurte summade eest ostnud seda aktsiat, kui nad ei näeks seal perspektiivi ja kui seal nad näeksid, et käibe hakkab edasi langema, et tuginedes selle infole võiks eeldada, et võib-olla siin käibe ja kasum ikkagi stabiliseeruvad ja võib-olla isegi natukene hakkavad kasvama. Aga jah, keegi tulevikku ei tea, see on ainult selline nagu eeldus. Mis veel huvitavad, tegelikult marginaalsus neil on suht hea, gross margin 51 ja me näeme, et see on tegelikult ajalooliselt on olnud kasvutrendis, operatsiooniline marginaal 34% ja see on olnud ka tõusvas trendis. Et kus on murekoht, ongi see net margin, mis ongi siin korraks läheb nullist madalamale, aga mitte väga palju, et hetkel on tegelikult juba taastunud, eelmise aasta lõpu seisuga oli -0,8%, et need kahjumid, mis me nägime, oligi põhjustatud tegelikult sellisest netkasumist, et operatsiooniline marginaal ikkagi siin oli stabiilne ja kasvav. nii et kui siin net margin'i suudavad taastada, siis ilmub ilusti kasumlikkus, jah, nüüd me juba näeme tegelikult, et TTM, kui vaadata, siis profit margin on juba 12,7%. nii et päris hea. Firma maksab ka dividendi, kuna aktsia hind on langenud, siis dividend viimase 10 aasta jooksul läinud kõige kõrgemale tasemele 2,85%. Ja nad teevad ka aktsiate tagasioste, kusjuures viimastel kvartalitel me näeme, et isegi hakkasid suurendama seda aktsiate tagasiostu, ilmselt ka näevad, et aktsia hind on üsna madal, saab seda ära kasutada. Üheks murekohaks võib olla nende bilanss, kui me vaatame seda, siis me näeme, et päris palju võlga ja vaba cash'i praktiliselt ei ole, kuigi see on positiivne on see, et see võlg on siin ka väheneb ja teiselt poolt, kui vaadata nende siis ROIC on return on invested capital ehk selline kapitali tootlikkus ja WACC on siis kapitalikulu, et põhimõtteliselt palju nad ka sealhulgas võla eest maksavad. Me näeme, et selline kapitali tootlikkus on kõrgem kui kapitalikulu ja siis tegelikult kasutavad võib-olla seda võla nagu võimendust ehk see on nende jaoks kasumlik.
Nii et jah, sellised siis huvitavad graafikud selle firma puhul. Ma ise kindlasti, see pakkus mulle huvi, kui ma neid graafikuid näen ja nüüd hakkangi jälgima seda tehnilist paterni seal tunnisel graafikul, lisasin aktsia endale jälgimisnimekirja ja vaatan, kui seal hakkab ilusti tehniliselt pilt arenema, siis kaalun ka võib-olla sinna mõneks ajaks investeerida. Teine firma, mis me täna vaatame, on Monster Beverage, ticker MNST ja see firma on huvitav ka selle poolest, et tegelikult kui vaadata S&P 500 aktsiatest kõige kõrgema tootlikkusega firma viimase 30 aasta jooksul, siis esikohal on just seesama firma Monster Beverage. Et alates 95 ta on teinud siin 30 aastaga 817, 940% tootlust, mis teeb põhimõtteliselt aastaseks tootluseks kuskil 35% keskmiselt, mis on päris võimas ja kui te oleksite sinna 30 aastat tagasi 10 000 investeerinud, siis hetkel see oleks juba kasvanud 81, 29 miljoniks. Et nii suur tootlus on siin olnud tegelikult. Et jah, päris tugevasti kasvanud firma ja muidugi huvitav näha, et kurud endiselt seda ostavad, et kas seal tõesti ka peale nii tugevat kasvu on endiselt seal kasvuruumi on. No proovime aru saada, vaatame siis detailsemini tehnilist ja fundamentaalset analüüsit selle firma kohta. Millega see firma tegeleb? Monster ilmselt olete ka näinud selliseid nagu energiajooke, neil on siin päris palju erinevaid energiajooke, ka päris tugev strateegia sponseerida erinevad spordivõistlused, erinevaid sportlasi, põhimõtteliselt sarnane nagu Red Bull teeb midagi sarnast, ainult et Red Bull on selline nagu erafirma, aga Monster Beverage meil on siis börsil kaubeldav ehk võib selle osanikuks saada. Et jah, neil on väga palju erinevaid siis energiajooke, mis nad müüvad ja tegelikult, mis on siin ka huvitav, et siin on kirjutatud, et Monster kontrollib sellist nagu brändingu ja innovatsiooni, aga outsource ib sellist nagu jookide tootmist ja siis distributsiooni erinevatele teiste firmadele, mis on siis globaalsel Coca-Cola süsteemil ehk põhimõtteliselt kasutavad teised firmad, et toodet tuua ja firma ise tegelikult tegelebki rohkem sellise nagu brändinguga ja siis innovatsiooniga. ja tegelikult huvitav, et Coca-Cola on ka suurem aktsionär selles firmas, neil on 11,5% osalus Monster Beverages ehk selline nagu koostöö nende vahel siis on. Kui me vaatame aktsia hinna pikaajaliselt, et siis alates 2013 me näeme, et siin aktsia hind, siin muidugi olid ka splitid, kui splitiga arvestada, siis hind oli $7,5 ja hetkel viimase 10 aasta või 13 aastaga siin on hind ka 10-kordistanud, et hetkel on siis $73 ühe aktsia hind ja miks aktsia hind on nii võimsalt kasvanud selle ajaga? noh, kui me vaatame käibe ja kasumi arengut, see annabki vastuse, et väga stabiilselt käibe iga aasta kasvab, kasum kasvab. Kus nad müüvad kõige rohkem? Ameerika on peamine turg 63%, Euroopas 21% ja siis teistel turgudel on see väiksem osakaal. Enamik nende müügist on siis Monster Energy joogid, 92% peaaegu, aga siis on mingid alkohoolsed joogid 5,8% ja siis natukene midagi muud lisaks. Siin nädalasel graafikul me näeme, et siin aktsia hind kauples suht külgsuunas 2003, 2024 ja tegelikult see aasta on teinud päris tugeva kasvu kuskil $50 $73 hetkel.
Ja huvitav vaadata siis, mis gurud tegid, et nagu me nägime, et viimases kvartalis tegelikult päris palju gurud ostnud, me näeme, keegi ei ole müünud, ainult ostsid. Ja siis veelgi rohkem ostsid selle aasta alguses, ilmselt ka kasutasid ära sellest aktsia hinna konsolideerimist ja seda madalpunkti siin, kus aktsia hind siin tõstis 200 nädalast libisevat keskmist. Kui me vaatame natukene detailsemini, mis siin päevasel graafikul on toimunud, noh, see aasta hind on liigunud ainult ülespoole muidugi, ükski liigutus ei ole selline sirgjooneline, et siin vahepeal olid ka korrektsioonid, aga suht kindlalt liikunud aina kõrgemale. Äh, Kvartaalselt, kui me vaatame, et siin ka väike sisonsus müügides olemas, aga üldiselt käibe kasvab, väga hea kasumlikkus, trailing 12 months, me näeme ka, käibe siin kasvab just viimases kvartalis, tundub, et siin hakkas uuesti kiirenema vahepeal, siin natukene justkui jäi seisma, siis viimases kvartalis uuesti hakkas nagu kiirenema, et võib-olla see oli ka põhjus, miks gurud hakkasid sinna uuesti investeerima. päris hea kasumlikkus, P-ratio 42, tulevane 33, ehk peaks edasi kasum kasvama. aga jah, siin me näeme, 2025 ta oli ka siis allahinnatud, siis gurud rohkem ostsid, aga nüüd kolmandas kvartalis ta on muutunud juba rohkem õiglaselt väärtustatuks ehk fair'i value'd hetkel. Et võib-olla jah, me näeme, et ta võib aeg-ajalt siin allahinnatuks minna, et tasub siis seda ilmselt osta siis, kui ta teeb siin mingisuguse natukene suurema korrektsiooni päevasel või nädalasel graafikut. Peter Lynch'i evolutsiooni järgi me näeme, et ta kunagi ei lähe sellest punasest joonest väga palju madalamale ja hetkel läks sellest nats kõrgemale. Et võib-olla jah, nüüd peale sellist tugevat tõusu nats hilja võib-olla osta, et siin võib vaadata pigem sellist nagu, kui siin aktsias tekib korrektsioon, siis vaadates selle finantsi, see on kindlasti selline nagu buy the dip aktsia hulka kuulub. Veel mõned huvitavad graafikud selle firma puhul, gross margin, no aega on veidi isegi nagu madalamaks läinud, kuigi hetkel on päris kõrge ikkagi 55,8% ehk võrreldes eelmise aastaga TTM on hetkel kasvanud natukene, operatsiooniline netmarginaalid ka ajaloos natukene langenud, aga viimases kvartalis või ja viimaste andmete järgi siin ka, need andmed on siis 2024 lõpu seisuga ja need on TTM ehk hetkel me näeme, et operatsiooniline profit natukene hakkasid tõusma ka, muidu päris hea kasumlikkus. Nii, mis siin veel huvitavat, et dividendi nad ei maksa, aga tegid suht suure aktsiate tagasiostu 2024 teises kvartalis ja kolmandas natukene, et kui vaadata nende bilanssi, et neil oli päris palju vaba raha ja selleks tagasiostuks, et nad ostsid siin 5% aktsiatest tagasi, et põhimõtteliselt väga palju raha kulutasid ja isegi võtsid võlga. Et ma vaatasin spetsiaalselt seda rahavoo aruannet, et aru saada, kas oligi nii ja põhimõtteliselt oligi nii suur tagasiost, et kasutasid vaba raha ja võtsid võlga veel lisaks. Aga jah, kuna nad genereerivad kasumit kogu aeg, siis me näeme, et selle võla nad ilusti juba on tagasi maksnud ja edasi põhimõtteliselt kasvab vaba raha hulk. Et ilmselt siis mingi hetk võivad uuesti teha aktsiate tagasiostu, me näeme, et viimased 4 kvartalit enam ei teinud, et ei tee sellist nagu stabiilset aktsiate tagasiostu, vaid niimoodi nagu aeg-ajalt tundub seda teevad. Mis siin veel huvitavad, institutsionaalsed investorid, nad suht stabiilselt hoiavad siin kõrget osalust sellest firmast. Ja muidugi, kuna see on kasvav firma, siin kõige suurem küsimus, kas ta jätkab oma kasvu. Et viimast 3 aastat käibe kasvas keskmiselt 12,7%, kasum aktsia kohta natukene aeglasemini 7,9% ja järgmiseks 3-5 aastaks oodatakse, et vastupidi, käibe hakkab nats aeglasemini kasvama, ehk ta on päris suur juba, kasv hakkab aeglustuma 8,8%, aga kasum peaks natukene kiiremini siis kasvama 14,9%, ehk selline kasumlikkus
peaksid nagu paranema, nagu me siin juba näeme, et operatsiooniline ja need hakkavad natukene paranema. nii et jah, sellist nagu tugevat tuhandetes protsendides kasvu ilmselt selles aktsias enam oodata ei ole, aga see on endiselt kasumlik kasvuaktsia. ja nagu ma mainisin, et sobib vist siia nagu Pfizer tippkategooriasse, kui seal on näha päevasel või nädalasel graafikul suuremat korrektsiooni, siis tasub siis seda aktsiat kaaluda ka oma ostunimekirja. see on siis minu poolt kõik. loodetavasti teile saade meeldis, kui meeldis, siis ärge unustage ka laiki panna, jagage ka kommentaarides, kuidas teil see uus formaat, kus ma teen seda analüüsi siis nüüd esmaspäeviti ja sellised ülevaadesaadet hakkan natukene harvemini teha, aga endiselt sellist päris sisukat üritan neid teha ja muidugi teie likeid on alati minu jaoks motivatsiooniks ja näitab, et need saadet, mis ma teen, teile ka meeldivad ja on kasulikud teie jaoks. nii, kohtume järgmises videos, kõike head!